Jaa, et ole hea, kui sa kuuled nüüd ukse taga ka seda nii-öelda signaali või märguannet, et me oleme valmis siin jätkama, siis me tõesti seda teeksime. Ega siin ei ole enam pikalt jäänud, kohe varsti on lõuna ja siis juba järgmised asjad ja nii see rege või vanker õieti, rege ei veere kuhugi ja vanker veereb meil. Ja ma hea meelega tutvustaksin sulle meie tänast järgmist külalist, mitte niivõrd esinejat, aga külalist, sest me oleme kokku leppinud selle järgmise siin teha omavahelise vestlusena, pigem sellise aruteluna kahe vahel hetkel alguses, mis on siis vabalt laiendatav selleks, et sa saad ise küsida, saad ise kuidagi kommenteerida ja jagada ka oma mõtteid sellest, millest siin siis juttu tulema hakkab ja juttu hakkab tulema teemadel, mis võib-olla seob esimese pilguga üsna kaudselt need tänased tantsujutud ühiskondliku eluga, aga ma tean, et Piia Kallasel, Päästeliidu juhil, keda saal praegu tervitab aplausiga, jaa, ma tean seda, et Piial on tegelikult oma seos tantsuga olemas ka. Piia, hakkame sellest pihta. Et kui sa siin täna seisad inimeste ees, kes ise tantsivad või siis juhendavad tantsu, õpetavad tantsu, loovad tantsu, arendavad tantsu, siis mis sinu pistmine tantsuga on? Ja tervist kõigile. See on väga hea põhjus vaadata natuke elule takka järgi ja leida oma ettevõtmistest ja tehtud asjadest ka tantsuga seotust. Nii et algas Pärnu Pioneeride Maja balletiringis, küll väga lühiajaliselt, aga edasi õnnestus peale Lainemägi lavakunstikateedri lõpetamist Pärnus oma tantsurühma loomisel olla selle üks esimesi liikmeid ja muide Meeli Pärna tantsis minuga seal koos. Nii et siin on... Ta ei teadnud seda, selles mõttes, et ta täna vähemalt tegi siin selle näo. Jaa, no ma loodan, et ma olen tundmatuseni muutunud, et see on see põhjus, eks ju. Aga Meeli on enam-vähem sama ikkagi. Jaa, Meeli on sama. Ja siis läks natuke aega veel mööda, vahepeal tuli siin spordi tegemine ja alustasin siis, tegin comebacki tantsumaailma siis täiskasvanute balletiga, mida ma siis harrastasin 12 aastat Marge Ehrenbusi juhtimisel. Ja siis... Mis see väljund oli? Kas see oli ainult sissepoole enda rõõmuks või keegi aeg-ajalt nägi ka seda pealt? See tung näha pealt oli väga suur, aga me leidsime, et akna taga oli kogu aeg vaatajaid. Absoluutselt. Meil küll endal oli peale esimesi tunde soov, et stanged jääksid seina külge kinni, et siis sealt edasi võid ise arvata, et võib-olla see niisugune lavakõlbulik see ettevõtmine ei olnud, kuigi me tegime väikseid tantsunumbreid ja ütleme nii, et kui võib-olla siin pensionipõlvest tuleb jälle aega rohkem, siis me tuleme kokku selle trupiga ja me kindlasti esineme. Nii et potentsiaal on kõva veel. Potentsiaal on kõva. Avamata. Ja sinna tantsu juurde lõpuks võib öelda, et sel aastal oli veel eriti suur võimalus esineda väga suurel laval ja siin ma näen saalis on Sille, kes meie tantsurühma liigijuhina andis heakskiidu, nii et Stenviki naisrühm osales see aasta ka suurel tantsupeol, nii et... No näed, aplaus käes ja nüüd võimegi võib-olla tagasi maha istuda, eks, kõik on olulised asjad räägitud. Kuule, aga Päästeliidu juht, esiteks, kuidas sinust sai ja mis see on, mis sind seda tegema ajab, et miks sa tegeled Päästeliiduga? Et kindlasti oleks valikut teha veel teist, kolmandat ja neljandat asja, mis see sinu sisemine tung seda teha on? Ja vaata, mingil hetkel elus tuleb ikkagi korraks ka see tunne, et siin ka psühholoogi jutu juures oli see, et vaadata natuke endasse ja mõelda, et kes ma olen ja kelleks ma tahan saada ja mis kõik mu ümber toimub, siis minuga juhtus 5 aastat tagasi sama asi, et olles siin küll Hansapangas pikalt ja veel mõnes teises sellises suuremas erakorporatsioonis töötades,
tundsin ma, et nüüd oleks hea aeg maha võtta ja teha midagi kodanikuna ka võib-olla sellist, mis võib-olla ei oleks nii tulus majanduslikult, aga see-eest annaks endale selle tegemise rõõmu ja andmise rõõmu. Ja leidsin, et Päästeliit otsib endale juhatuse liiget ja mõtlesin, et võib-olla minu need vähesed kogemused, jutumärkides siis sealt erasektorist, tulevad ka ühele MTÜ-le kasuks. Ja nii ma sinna sattusin ja sattusin täpselt kõikide maailma kriiside alguses, kõigepealt COVID, 2 aastat hiljem Ukraina sõda ja nüüd on siis 5 aastat seal oldud ja võideldud siis nii Eesti kui Ukraina päästmise eest. Kuule, aga seo natukene ära see täpsemalt, et mis nii-öelda seos sina tantsu ja julgeoleku vahel näed, et lõppude lõpuks võib ju oletada, et kui tahta siduda, saab siduda kõike, et see võtab natukene korraks mõtlemist, aga mis seos sinu jaoks selles kõiges on? Jaa, see tänase ettekande pealkiri muidugi, tänan Katit selle eest, et andis võimaluse panna seda pead tööle siis natuke teises vaates ja kui ma mõtlen siis selle sama liikumise ise tantsija siis niivõrd-kuivõrd olnuna ja teie kui õpetajate peale, siis minu jaoks on see seos selles mõttes tegelikult üsna lihtne. Kõik, kes tantsuga tegelevad, nende puhul, nagu me ka nägime, on siin see füüsiline võimekus on kindlasti olemas, see on elementaarne ja see on ka asi, millega vastu pidada ükskõik mis kriisis, kui su füüsis on tugev, saad sa hakkama. Teine vaim ja see selline märkamine, olemine, tantsuõpetajate puhul veel sellist eeskuju andev nende oma õpilaste ees olles sellised, et see tantsija hiljem ka oskab ise märgata. Ta on olnud kollektiivis, ta teab, kuidas asjad üheskoos toimivad väga hästi. Ja see on ka see asi, mis tegelikult samamoodi kriisides töötab. Kui inimesed oskavad distsiplineeritult koos toimida, siis see tegelikult toob võidu. Nii et see tantsija olemus on üks, ma arvan, et te võiksite kõik kuuluda Eesti Kaitseväkke, sellepärast, et te teeksite selle jumalast lõdvalt ära. NATO katsed, kuke pea, edasi natuke rohkem pingutust võib-olla seal rivi-trilliga, distsipliin on tuttav. Nii et ma arvan, et oludega kohanemine, eks ju, reageerimine sellele olukorrale, mis su ümber on. Jaa, nii et minul on küll usku, kui meil peaks midagi eskaleeruma, siis ma arvan, et tantsijate rügement on kindlasti see, mis kohe rügemendi tasandi võtaks. Jaa, absoluutselt. Väga hea. Kuule, aga psühholoogiline vastupidavus ka. Et mulle tundub just selle sama Auli ettekandega siin seoses, et ja lõppude lõpuks see vist kuidagi on ka valdkondlikuma niimoodi silmad kissis ühiskonda vaadeldes oletan, eks, et see on eriti huvihariduse kontekstis on see miski, mida oodatakse sult rohkem, eks, et see sinu psühholoogiline vastupidavus, küpsus, suutlikkus tulla nendest olukordadest läbi, et julgen ka selle pakkuda kuidagi siia selleks, mis võiks seda tantsu ja julge olemist ühendada. Ma arvan, sa oled täiesti õigel teel. Tegelikult see sama viimane tantsupidu, et ma lihtsalt ütleme nii, et ma olen ikka veel segaduses sellest ja hämmingus, kuidas on võimalik tantsupeo juhtidel panna 10 000 inimesi tegutsema selliselt, et sellest kõigest tuleb välja midagi suurepärast, mis tähendab seda, et see nende mindset olles selle hulga rahva ees suudab, esiteks ma läheks jube närvi kohe, kui näeks, mis pusserdamine seal toimub. Teiseks, see sama asi, et Sille on hea näide, see on lihtsalt nii pusserdamises sa mõtled või? Inspireeriv talumise mõttes. Nii, selles mõttes, okei. Et panna liikuma inimesed niimoodi, et sa esiteks ise suudad oma peas jääda rahulikuks ja suudad veel kõike seda edasi anda ja taluda seda, ma arvan, teil on kõik professionaalsed õpilased, aga mina seal platsi peal tundsin küll, et see, jah.
et see on üks, on nagu see vaimne, just see talumine, see on natuke selle julgeolekuga seoses, et kui sa ikkagi, sul on see kannatus ja see võime seda ebamugavat situatsiooni või seda vaatepilti nagu üle elada, see tegelikult on juba väga suur väärtus. Ma ei näinud neid proove, mis te tegite seal siis? Tahaks kohe küsida, aga sa ei pea minema siin. Ma arvan, et sa saad Silja käest küsida pärast, et kuidas see asi seal läks, aga no lõpptulemus oli väga hea, seda oli telepildist näha, et ei läinud sassi. Aga veel selle vaimse poole juurde, et võib-olla see, mida te tantsuõpetajatena teete oma noortega või siis täiskasvanud baleriinidega, et see kõik on samamoodi, inimesed peegeldavad väga palju eeskujusid ja tegelikult võib-olla tantsuõpetaja ei olegi kohe otse see ainuke eeskuju, aga sellel lapsel, noorel, kes teie juures käib, tegelikult tema saab sellest koos olemisest, sellest eeskujust ikkagi endale terveks eluks ühe mingi sellise pildi, väärtuse oma peas, ta sätib seda, ma räägin lihtsalt oma kogemusest, mitte et ma nüüd Lainemägi nagu koopia oleksin siin, aga kõik see selline noorena kogetud ja kellegi töö, kes on nii professionaalne, see jääb su juurde ja sellepärast ei taha teile pinget peale panna, aga tõenäoliselt teie kujundate seda meie kaitseväge ikkagi edaspidi ka, nii et jah, isegi vist selles vaates, et Eesti Kaitsevägi ju ka väga aktiivselt arutab ja on valmis selleks, et naiste osakaal ajateenistuses kasvaks ja üldises plaanis teenistuses kasvaks, sest ma arvan, et täna siin saalis olijad ka, nende jaoks nende töö sihtgrupp on ikkagi rohkem kui ühiskondlik selline keskmine kaldu naiste poole, nii et ega siin, see on tegelikult tõsine jutt, et päriselt ka see Eesti rahva tuleviku vaim sünnib siit saalist, väga sõna otseses mõttes. Ja selle juures, selle vaimu nagu küpsemise juures, mulle tundub kogu aeg ongi ülioluline õigesti doseerida seda ühest küljest pingutust ja siis seda väljundit, seda stressihetke, kus siis üheskoos tuleb midagi esitada, eks, ja keegi siis vaatab seda, keegi hindab seda ja see üheskoos selle stressi tajumine on see, kus inimene siis nagu astub sammu edasi. Sa oled näinud seda ühiskondlikku sammu edasi astumist väga lähedalt Ukrainas. Ja see on asi muidugi, mida me kõik mõistame mingil kombel omal moel, näeme seda, mis toimub meie ümber selles ajas, selles ruumis omal moel, aga Ukrainas olles, ma arvan, on see üsna mustvalge. Ja sa tulid nüüd alles üsna eelmisel nädalal tagasi sealt. Ma ei tea, me vist korraks võiksime nüüd vaadata selle video, sest see video jutustab osaliselt ära selle, mis sa seal seekord tegid. Kui sa 2 sõna ette ütled, mida me siis selles videos praegu näeme, siis läheme selle filmi juurde. Ja Päästeliit on olnud Ukraina agressiooni algusest peale siis või valinud suuna, et abistab meie kolleege Ukrainas ehk Ukraina päästjaid. Ja meil on olnud võimalus olla neile toeks siis selle sama varustuse, neile vajaliku siis erineva laias pildis varustuse hankimisel ja see on meid nende 4 aasta jooksul mis see sõda seal kestnud on andnud selle pildi samastumise ja võimaluse kogeda seda väga lähedalt, mida me ei tahaks, et me siin kogeme, et see film näitab sellist Ukraina päästjate igapäevatööd väga lühidalt. Темрява, вогонь, руїни. Все, Юля, все. Там, де здається, що все втрачено, ми поруч. Завжди. Ноги! Занурюємося у вогонь, пробиваємося крізь завали, розбираємо каміння, шукаємо серед диму. Давай, Юлечка, все, принцеса, все. Бо там життя. Ми не зупиняємося, доки не врятуємо. Давай, туда выносим! І коли стається диво, Юлечка, давай. Все, Юлечка, все хорошо. Все. коли серце б'ється і звучить довгоочікуваний голос, ми знаємо, життя перемагає. Мы тебя спасли. Куколка, все.
Jaa, Piia, sa ütlesid, et sa oled käinud seal 4 aastat, eks ju, olles ise siis Päästeliidus 5 aastat tööl. Mis see on, mis sinu jaoks on saanud seal käimiste käigus selgeks ja mida võib-olla inimesed, kes koha peal ei ole olnud, ei taju, mida ei saa uudiste vahendusel, mida ei saa ajakirjanduse kaudu, vaid mis jõuab sulle kohale, olles käinud koha peal? No ma arvan, et võib-olla inimese vastuvõtuvõimes tegelikult ka see film ikkagi paneb meid kõiki mõtlema ja need hetked, mida me näeme tegelikult ka uudiste vahendusel, on ju hirmutavad ja tekitavad meis ängi ja kurbust ja viha ja kõiki neid emotsioone. Aga koha peal olles on sellel asjal veel, see on selline nüüd võib-olla kui rääkida esimestes käikudes, siis meile tundus, et meie seal olles olime nagu ise rohkem liimist lahti kui ukrainlased, sellepärast et nemad olid väga kindlad, et see kõik on kohe lõppev, nad võidavad, see kõik saab mööda, lohutasid meid, nii et tundus selline kuidagi äraspidine hetk. Mida rohkem aega edasi läks, siis seda rohkem tekkis seda situatsiooni, kus tegelikult need usku täis mehed seal järjest rohkem hakkasid seda mitte usku kaotama, aga vähemalt nad ei näidanud enam välja seda suurt võidu saabumist või selle ootust ja lootust, et seal kohapeal olles sa tajud neid kihte, mida võib-olla jah, tõesti siin on, ekraanidel on äärmused, eks ju, ja see igapäevaelu, mis seal kohapeal on, et see on selline, kuidas ma ütlen siis, seal olles sa kogu aeg mõtled selle peale, et kuidas meie siin samas rollis saaksime hakkama, et see selline eksistentsi koht sõjaoludes on nagu asi, mis seal käinutel tekib nagu hästi, kuidagi lööb nagu hästi selgeks, et nagu eile oli ühes vestlusringis ka endine väeülem Herem, kes siis ütles, et Hersoni kohaliku omavalitsuse juht on tänaseks öelnud, et tegelikult sõda on viis elamiseks, mis kõlab nagu kuidagi mitte loogiliselt, aga inimene kohandub kõigega ja õpitakse ja seesama 4. aasta, mis nüüd käib, on tegelikult näidanud, et elu läheb edasi, vaatamata sellele, et igapäevased raketirünnakud tabavad, eks ju, inimesi ja võib-olla nagu algusajal kõige raskem oli mõelda seda, et Ukrainasse minnes, et mis mõttes sõidame Lvivi, mis on küll lääne pool, aga inimesed on kohvikutes, käivad tööl, igapäevaelu justkui toimub, ühiskondlik transport sõidab. Mina omas peas mõtlesin, et kui meil oleks Narva juures väed sees, siis mina Tallinnas kindlasti kohviku ei läheks. Et see tundub nagu nii jabur, et see mastaabivahe on tegelikult see, millest sa saad siis aru, kui sa oled selle peaaegu idast läände läbi sõitnud, et elu peabki minema edasi seal, kus seda on võimalik edasi viia. Ja see on nagu enda mindseti jaoks väga keeruline mõelda, sest Eesti on nii pisike ilmselgelt, kui me siin Narval madistaksime, me kindlasti siin võib-olla niisama jutustaks. Mis seda vastupanuvõimelisust genereerib? Et mis see siis on, mida sa seal näed? Ja kuidas ta praegu siin meie Eesti ühiskonnas, seesama asi, seesama nähtus siis, mis seda genereerib seal, kuidas sa seda täna siin meil näed? Kas seda on igapäevaelus? Mis see on, mis aitab siis kohaneda lõpuks selle julma mõttega, et sõda võib olla elamise viis, eks, kui on keegi, kes seda sellisena tahab sinu jaoks hoida? No see, mis tegelikult seda vastupanu ja võib-olla seda patriotismi selles riigis üleval hoidis, oligi metsik viha venelaste vastu. Ja see oli ka üks asi, mis tegelikult selle 4 aasta jooksul on olnud selline võib-olla pisut ajas muutuv, et kui alguses oli see selline lihtsalt julm avastus, et meie naabrid on tegelikult meie vaenlased, seda ju Ukrainas ei usutud pikka aega, et kuidas see võimalik on.
siis mida edasi aeg läks, siis seda rohkem see viha siis väljendus juba sellistes väga konkreetsetes tegudes. See on see, et keelena ei kasutata vene keelt, see peab olema väga läbi räägitud ja põhjendatud, miks sa räägid vene keeles ukrainlastega. See on nagu selline selge märk, et punane joon, et see on nagu meie viis näidata, et me ei ole sellised, nagu on venelased. Sinna juurde siis veel palju sellist, mis võib-olla just seda sama tahet üleval hoiab, ongi see sama, mis ma ütlesin, et elu siiski käib ühtepidi edasi ja nad näitavad ka sellega, et koolid töötavad kas või maa-alustes varjendites või et ooper- ja balletiteatrid töötavad nii palju, kui nad saavad oma komandanditundi eelsel ja õhuhäirete vahelisel ajal. Nii et see on ka üks asi, mis tegelikult hoiab seda ühiskonda püsti, et me ei alistu, me ei poe kõik kuhugi peitu, vaid me elame edasi, et see on võib-olla... See kohvikus käimine võib mõnes mõttes olla täpselt samasugune nagu nii-öelda vastupanuakt, eks ju? Absoluutselt, seda tegelikult tulebki sellisena täna võtta ja kui me ise seal oleme, siis meil ka see teema, et no ma ei tea, et kuidas nüüd siis siin raske aeg, et me siis läheme ka, võtame ühe Porsi, aga tegelikult on see panus nende eksistentsile, majandusele, nende tunnustamine, nii et jah, see on tõesti see sõja ja argipäev. Kas sa midagi oled nende aastate jooksul seal näinud sellist ka, mis sind on pannud nagu Eesti olukorda hoopis teistmoodi vaatama, et just meie enda valmisolekut, ühiskondlikku valmisolekut mingiteks, ma ei mõtle ainult sõda, vaid üldse kriisisituatsioonideks. Kas sa kuidagi näed mingeid asju nüüd teistmoodi? Kas see on kuidagi korrigeerinud sinu tööd? Küllap on nii, eks, et see on täitsa selge, aga midagi, mis puudutaks nagu ühiskonda laiemalt? Ja see, mis seal toimub, on tegelikult jah, sa ütlesid õigesti, see igal juhul on mõjutanud, aga see mõju siis sellisena, et kuidas üks ühiskond võttis ennast kokku ilma, et see oleks olnud siis puudutanud ainult kaitseväelasi või militaarvaldkonnas inimesi, vaid kodanikuühiskond ja vabatahtlikud on tegelikult need, kes täna on kogu seda Ukraina vastupidamist seal toetanud ja nende najal on see kõik toimiv, et see tegelikult puudutab meid iga ühte ja ma näen, et siin Eestis me täna oma elanikkonna kaitse jutuga me siiski räägime palju, aga teeme vähe, et see mind kurvastab ja kuna meil on ka see side olnud vabatahtlike päästjatena väga tihe Ukrainaga, siis me oleme otsustanud, et me ei jää ootama, et riik võtab siin midagi ette, vaid me oleme püüdnud siis ise oma jõu ja nõuga omandada siis midagi, mis võib-olla paneb meid ette valmistunuks selle asja eest, et see ka põhjus, miks me eelmine nädal Ukrainas käisime. Enne veel, kui me selle poole juurde tagasi läheme, siis võib-olla tuleme nagu konkreetselt hästi selle saali juurde täna, et kui palju üks huvikool või huviharidust pakkuv organisatsioon peaks ise tegema selleks, et olla kriisideks valmis. Et kuidas sa seda nagu tajud, kas või selle sama Ukraina kogemuse pealt? Et kus siin meil on mingid võimalused ja üldse miks on ka minu arvates väga oluline küsimus. Ma ei tea, kuidas selle saali tunnetus on ja ei taha siin kuidagi hakata nagu ka seda statistikat tegema ja paluma kätt tõsta, aga mulle tundub, et väga sageli inimestega vesteldes need, kes kurdavad mingit sellist ärevuse tunnet ja ebakindluse tunnet ja tunnevad, et see asi kuidagi mingil hetkel isegi on nagu üle pea natukene, siis unustavad ära ja see on ka inimlik, võib-olla ei peagi ja ei saagi seda mäletada, et ainus asi, mis aitab sellistel segastel aegadel siis oma rahu hoida, on tegevus, iseenda tegevus, lisaks sellele, mis on minu siis töösiht otsene, eks ju, lastele tantsu, noortele tantsu, täiskasvanute tantsu, juhendamine, õpetamine, selleks tingimuste loomine, aga sinna juurde veel selle sama enda kriisi valmis oleku loomine. Ja mulle tundub, et isiklikul tasandil me oleme sellest nagu isegi rääkinud, paljudel kindlasti on mingi pakike, kastike, kohvrike, võib-olla lausa terve sahveri nurgaki, eks ju, valmis. Aga sageli see töö jääb tegemata kuskil sellisel nagu organiseerunud tasandil, eks ju, et ongi meie tantsuring piltlikult öeldes.
et mida saaks teha või mida sa Päästeliidu juhina ootad ja mida sa välja pakud, mida saaks teha, et vähendada seda ärevustunnet? Jaa, no ma arvan, et eelmise esineja pealt me saime teada, et seda vaimset stressi vähendabki see liikumine ehk see töö, mida te igapäevaselt teete. Ma arvan, et see teie ettevõtmine on juba üks viis hoida see vaim puhanuna sellest sõjaärevusest. Ja teistpidi, eile veel tsiteerides siis Martin Heremit, siis tema oli üsna reljeefne ja ütles nendes situatsioonides, et kui siin on nagu mure või häda, et mida kuradit, ärge virisege, tehke midagi, et mis te hädaldate, et teil on ärev. Kui on ärev, siis lahenda see olukord, et see oli nagu sellise sõjaväelase otse ütlemisega, et tegelikult see soovitus on ka see, et hirmu ei tasu tunda selles mõttes 24/7 igapäevaselt igaks juhuks, et see ei hoia ära seda probleemi. Et pigem on hea, kui te olete valmis nii selle sama füüsise vaimuga ja lisaks siis sinna juurde tõepoolest, et võib-olla arvestades, mis liiki sõjaga suure tõenäosusega, võib-olla vale välja, mitte suure tõenäosusega see ei juhtu, vaid tõenäosus, millist liiki sõda võiks üldse tänapäeva maailmas olla, siis me näeme seda Ukrainast, et need on õhus liikuvad raketid, meil ei ole vaja oodata, et tank sõidab meie hoovi, on ju. Et see tähendab seda, et lihtsalt vaadata enda ümber, et on see siis teie tantsuringi koht või huvikooli koht või siis on äkki teil kodus ka võib-olla igaks juhuks oma peas teha läbi see harjutus, et kas on äkki mingi vannituba, kus on 2 seina, kuhu saaks võib-olla korraks pugeda või on siis võimalus... Mitte pesema pugeda siis, see on ikkagi mõtled varjumist. Ja ütleme nii, et varjuda võib ka pesemata, nii et see on kindlasti võimalus. Ja sinna juurde siis et võib-olla Eesti riik on selles osas, nagu ma enne ütlesin, mina olen üsna sapine ja kriitiline, et me siin räägime, kuidas me mingeid varjumiskohti märgistame, aga tegelikult sükast sisulist plaani või minu arust on lihtne küsida teie käest, et kas te täna teate, kuhu te varjute, kui siin praegu peaks käima üks pauk? Me kõik tegelikult kehitame õlgu ja see on see probleem, mis siis tuleb sellel asutusel nimega kas Päästeamet või Siseministeerium lahendada, aga jah, et ennast saab hoida nagu selle võrra võib-olla siis ettevalmistatuna, et võib-olla silmad rahti käia linnaruumis ja vaadata natuke, mis materjalist on hooned ja kas kuskil on parkimismaja ja jätta natuke võib-olla endale lihtsalt kõrva taha, et see on nagu see, millega ma arvan, täna võiks ja peaks tegelema, aga mitte midagi ka rohkemat, et see konservivaru kodus ei too ka võib-olla sellist suurt tulu kohe. Sa ikkagi arvad, et pärast saab seda müüa kellelegi tulu või mis sa mõtled? Pärast on lihtsalt see, et tulu sellest, et sain rohkem söönuks asjast, mida ma võib-olla ei taha süüa. Läheb vaja, eks ja mida ma ka ei taha süüa. Kas midagi sellest Ukraina ühiskonnast, jätame selle sõjalise poole ja kaitse poole nagu kõrvale, on meil ka täna juba õppida, sest et lõppude lõpuks nad on käinud ikkagi läbi nagu eriti kui on tulest, veest ja vasttorudest mingi asja kohta võimalik öelda, siis tõesti Ukraina ühiskond ongi kõik läbi teinud. Et kuhu nad on täna oma ühiskonna mingite korraldustega jõudnud, mis ei teeks paha mõista meil siin Eestis ka? No tegelikult nad on teinud seda, mis iga riik võiks ja peaks ja võiks juba niisamagi eksisteerida, ilma et neid sõjaline oht kuidagi või sõjasituatsioon ohustaks. Et Ukraina võib-olla selles mõttes ei ole nagu võib-olla nii hea võrdlusmoment, kuna Ukrainas enne sõda olid need olud ja elukeskkond ja kvaliteet kõik sinna juurde kuuluv oli natuke teisel järjel. Aga mis on küll nende aegadega siin või selle sõja kestvuse jooksul märgata olnud, kuidas nende ühiskond on siis väga kiiresti arenenud, et me oleme ka rääkinud kohapeal Ukraina päästjatega, et mingi asi võib olla millegi jaoks hea. See tähendab seda, et see Ukraina riigina kokkuvõtt oma asjade arendamine selles situatsioonis, kus nad täna on ja nende suur plaan ja pürgimine Euroopa Liitu näitab seda, et nad ühiskonnaga tegelikult said sellise suure tõuke
teha ühest siis niisugusest sovjetlikust riigist ikkagi kaasaegne ja lääne poole suunduv ühiskond, nii et vahest on kriise vaja, et mingid asjad juhtuks, aga see on kindlasti see koht, mida ma ei arva, et Eestil oleks vaja, et meil siin asjad paremaks läheks, et me peaks selle läbi elama. Ma hea meelega kohe võtaks teie küsimusi ka, eks, et saate oma kommentaare või oma küsimusi Piiale jagada. Ma ühe asja veel ikkagi muudakski selle hästi personaalseks, et olles ise ka ühe sellise, ma ei tea, huvi, aga siis vabatahtliku organisatsiooni esindajaks, et mis sinu kuidagi nagu tõlgendus või ütleme, et mis sinu ootus on nagu nendele inimestele, kes täna siin saalis on. Mida nemad saavad teha selle jaoks, et Eesti julgeoleku tunne oleks üldises plaanis parem? Mis see on, mida saal saaks anda? No ma arvan, et see vastus on üsna lihtne, et olge see parem versioon iseendast, et sealt tegelikult kõik see algabki, et see hea kodaniku staatus, mis võiks meis kõigis olla, see tegelikult tähendabki seda, et meie ühiskond on ka selle võrra juba mingi suure taseme võrra tugevam, kindlam ja parem, aga kõlab võib-olla jube üldiselt, aga teistpidi on ikkagi see sama asi, et ma ei jäta rõhutamata, kui ägedas valdkonnas te toimetate, kui palju on teil võimalus panustada sellesse, et meie head kodanikud siin riigis kasvaksid. Teie oma eeskuju, teie pingutuste, teie sellesama suurepärase füüsise ja vaimu kokkuvõttes on see täpselt see asi, mida me ootaksime kõigilt ja sinna juurde siis see, et kui see Kaitseväe üksus ära tuleb, siis paneme kõik kirja sinna ennast. Rõhud sellele tantsurügemendile, jah. No nii, on võimalik küsida, tõsta käsi, ma tulen kohe kõpsutan väikselt mikrofoniga sinu juurde ja saada oma küsimuse anda. No ma küsin hästi praktilise veel siit niimoodi saali poolt juba tajun, et see küsimus on. Kuidas see igapäevane elu seal on tantsuringide osas korraldatud? Kas sul on nagu mingi arusaamine, et seal ju lapsed käivad koolis, eks ju ka rinde lähedal, käiakse koolis rääkimata suurtest linnadest, kas tantsuringis käiakse, kuidas need huvitegevus ja kogu see pool korraldatud on? Jaa, selles mõttes see on ka üks selle sama elu edasimineku ja selle sõja vastu võitlemise viis. Tegelikult huviharidus on samamoodi väga oluline psühholoogiline meede neid lapsi hoida. Räägime suures plaanis lastest, et täiskasvanute tantsuringid on võib-olla lihtsam korraldada, aga meil oli võimalus käia Rimnes ühes põhikoolis, mis oli spetsialiseerunud siis enne sõda ja ka nüüd sõja ajal siis spordikooli, ütleme spordikallakuga kooliks. Ja iseenesest seal see elu tunniplaan ja kõik käibki nii, nagu ka meil siin võiks see olla, et hommikul lapsed kooli, sinna juurde siis see sama kas treeningud, koolitöö, aga lihtsalt selle asja eripära on see, et selle sama koolimaja all on siis selline terve see keldri osa, mis seal maja all on, see on siis muudetud varjendiks ja see siis tähendab seda, et nii kui õhuhäire tuleb, mida võib olla ka päevas kordi, siis nad on harjutanud klasside kaupa liikuma siis kiirelt sellest koolimajas, siis igal klassil on oma boks, et siis sinna varjendisse selle oma klassiga, et nad on lihtsalt harjunud ühe niisuguse segava teguriga ja üks lihtsalt niisugune võib-olla illustreerib seda Ukraina lapse nagu mõttemaailmaga see, et Kiievis olles kohtusime Ukraina päästeteenistuse ühe juhiga, kelle lapsed on siis tüdrukud äkki 10 ja 12 ja tuli ka juttu, et kuidas nagu hakkama saamine nendes pidevates õhuhäirega olukordades ja siis ta ütles ka, et tema see 10-aastane tütar siis õhuhäire eel, ma ei tea, kas ta iga kord, aga ütles näide on see, et ta siis helistab isale, et issi, et kuule, praegu anti õhuhäire, aga ma vaatasin, et see on ainult see droonirünnak, et šaheedid ei ole veel lennanud, et kas me ikkagi peame sinna varjendisse minema. Kujutate ette, siis sellel väiksel tüdrukul on ülevaade kogu
Tal on telefonis ilmselt see äpp lihtsalt. Tal on äpp, aga tal on ka, ja tal on ka see, et paljud seal juba tunnevad ka helide ja igasuguste muude selliste suhtlusgruppide kaudu väga täpselt ja tehniliselt seda, mis nende õhuruumis toimub, et noh, täiesti nagu uus tasand õppeaines on ju, et millised on siis meie õhuväe kõige suuremad vaenlased on, noh, siis nagu üks peatükk nende elus juurde. Lihtsalt nagu kuidagi alla joonida, et kui osad asjad on need samad, et sul läheb päeval kõht tühjaks ja vahepeal tahaks tunni ajal võib-olla pissil käia ja siis tahaks kellegiga juttu rääkida, siis Ukraina lastel lihtsalt on veel seal juures see, et aeg-ajalt peab Vene rakettide eest varjupaika jooksma. Jah, nii see on, et see on see tänane argipäev seal. Aga jälle ikkagi ma tuletan meelde need küsimused ka. Sa käisid eelmisel nädalal ja seal nüüd olid hästi konkreetsed pildid. Vaatame, kas me laseme niimoodi juhatada sealt. Mis siin piltide peal toimub? Mis seltskond on? Mida õppisite? Ma saan aru, et on training ja... Et see iseenesest ei ole kostüümipidu, et Me korraks teeme selle valgusmängu läbi. Jaa, aitäh. See on ka omaette show, hommikul harjutasime seda siin pikalt juba, väga ilusti. Et meil oli võimalik siis esimest korda sõjas oleva riigi territooriumil läbi teha üks suurem päästeõppus, mis käsitlebki siis raketitabamuse saanud objektil inimeste päästmisel. Nii et võib edasi sealt neid näidata, et kes siin keda õpetab selles mõttes, et kas siin sina ja kolleegid kuulete pigem, mida ukrainlased räägivad? Kollase kiivriga on instruktor, kes siis meil oli 3 stsenaariumit, üks oli maja, hoone, mis oli saanud tabamuse ja kus oli siis vaja, eesmärk oli ära päästa kannatanud, kes veel elavad, pluss ära tuua laibad. Ja teine stsenaarium oli keemiarünnak, samamoodi raketirünnaku järgi, kuidas siis keemiarünnaku ajal käituda ja mida jälgida. Ja 3. oli siis põlevate sõidukite kustutamine ja seal samamoodi viga saanud inimeste äraviimine. See toimus Rivne õppepolügoonil, mis oli lavastatud väga-väga ehedalt, et see isegi oli kohati nii ehe, et kui mängiti ka selle stsenaariumis läbi selle päästetöö ajal seda õhuhäire saabumist ja ma ei tea, kas kõik teavad, aga põhimõtteliselt on täna Ukrainas siis selline käitumismuster päästjatele, et venelastel on kombeks ühte kohta lasta 2 korda rakette ehk oodata ära, kuni päästjad lähevad inimesi abistama ja panna sinna siis järgmine lask, mis tähendab seda, et saab selle käigus veel päästjaid tappa. Et seetõttu on, nii kui õhuhäire on, peavad päästjad kohe taganema sündmuskohalt ja seal oli see õhuhäire tuli ja mul oli pikem vaidlus instruktoriga, et noh, päästame siin, teeme edasi, et ma just sain sealt kivi alt selle vigastatud käe ja panime skuti ja noh, viime ära. Ei, õhuhäire on, sa ei kuule või? Ja siis sa jooksedki, sa jätad need piltlikult öeldes need juba abistatud inimesed täpselt sinna paika maha ja see on lausa kohustus joosta päästjal siis sellelt sündmuskohalt ära. Ainuke erisus on see, et kui oma kolleeg ehk mõni päästja jääb selles situatsioonis, siis teda tuleb päästa miinimum siis ütleme ressursiga, et teda lähevad päästma siis võimaluse korral 1 või 2 päästjat. Aga see lihtsalt see nagu peast on siiamaani väga raske aru saada. Vastu mingit vaistu loogikat, eks ju. Ja see vastu sa ei jäta kedagi, kes on juba nagu abi saamas sinna paika ja sa lihtsalt jooksed. Et selles mõttes väga unikaalne ja väga eriline võimalus ja meie 12 tehnilise pääste üksuse liiget, kes seal ka osalesid, ma arvan, nad said väga suure kogemuse võrra rikkamaks ja see on see asi, millest ma rääkisin, et kuidas ette valmistada, et see sama kogemus selle näidisõppuse puhul läbi mängides tekib sul ikkagi lihasmällu ja kuhugi vaimu, mingi tunne, et kuidas käituda, kui see peaks meid uuesti tabama. Et selles mõttes oli selline väga eriline ja mida ma pean veel ütlema, et mida me ju siin oma igapäeva päästetöös ei tarbi, on ju ballistilised kiivrid ja vestid ja kui sul on peas, noh, ma ei oska öelda,
üks sangpommisugune asi põhimõtteliselt seotud keset pead ja sa pead sellega jooksma ringi, kallutama, vaatama, et sa ise seal püsti jääd seal rusudes, et jõuame tagasi jälle füüsise juurde, et tegelikult on hea, kui see lihas teil toonuses on, siis see aitab ka hakkama saada nii iseenda kui teiste päästmisel. Kuhu see teadmine või et ma saan olnud Päästeameti esindajad ja Päästeliidu esindajad olid seal kohal? Päästeametit ei olnud Päästeliidu esindajad. Riik ei tohi ametlikult käia, et selle võrra on vabatahtlikud päästjad õnnelikumad, et meil on need teed rohkem avatud kui siis ametlikel kanalitel. Vahepeal vaatan, kas on tekkinud praegu küsimusi, sa võid julgelt käega märku anda, saan kohe selle küsimuse noppida ja seal see käsi on ka, tulen. Ei saa, sest et meil on salvestus ja salvestusse peavad jääma ka saali küsimused. Nii et. Aitäh. Tekkis selline küsimus või mõte, et kuna teil on suur kogemus vabatahtlike kaasamisega, et kas äkki on mingeid mõtteid või soovitusi ka laiemalt, et mida peaks jälgima vabatahtlike kaasamise puhul, ka näiteks tantsukoolis, et mingid suhtlemispõhimõtted või infovahetuse kohta või äkki midagi tuleb pähe? No mina olen nüüd avastanud selle 5 aastaga selles MTÜ-s toimetades, et vabatahtlikuks, ma võib-olla ei oska kõikide vabatahtlike valdkondade eest rääkida, aga kui ma vaatan vabatahtlike päästjaid, siis mulle tundub, et see on täiesti nagu eriline ja niisugune omapärane inimeste liik, kellel on metsik altruism, kes tahavad olenemata võib-olla enda situatsioonist kõiki teisi päästa ja kogu maailma, et selles mõttes nende kaasamine ja nendega toimetamine, nendega koos töötamine on kuidagi, pigem on see, et pead ise jõudma järgi, et nende ideed ja nende ettevõtmised kuidagi eest ära jookse. Ja mulle tundub, et võib-olla ka see Ukraina sõda selle vabatahtlikuks olemise osas on andnud ka võib-olla eestlastele võib-olla uue tõuke, et tegelikult me tunnetame ikkagi, et lihtsalt panustades ükskõik mis valdkond see on siis siin teie toredad tantsukoolid, et kui sinna juurde kaasuvad siis ma ei tea, lapsevanemad või on veel sõbrad, tuttavad, siis see kuidagi paneb selle koosolemise ja koostegemise tunde täna minu arust mingisse teise tähendusse, et seda on lihtsam teha, et mulle tundub, et on lihtsam teha. Ma ei oska öelda, kuidas te enda kogemused, aga iseenesest jah, see Eesti vabatahtlikkus on ma arvan, täitsa samaväärne, mis Ukraina vabatahtlikel täna. Kui ma püüan kuidagi su jutust seda ühte, millele näpp peale panna, siis see võib-olla on see selle suurema tähenduse andmine, et nii kaua, kuni sa jääd vabatahtlikku otsima selle jaoks, et keegi viiks pudelid ühest kohast teise või siis peale tantsupäeva lõppu annaks kellegile diplomi, siis võib-olla see ei ole see sõnum, mille kaudu sa selle vabatahtliku enda töö juurde saad. Et pigem nii nagu see koristaja lugu ja kosmosekeskuses, et me siin ei korista, vaid saadame inimesi kuuleks, et mingi see selline asi, mis kahtlusteta ju selle riigikaitse juures on see automaatselt kohe kaasas, see suurem tähenduslikkus. Jaa, kindlasti, et see panustamine kuhugi oma, vabatahtlikkus ju seda on, oma vabatahtega kuhugi millegi jaoks, kellegi toetuseks, see tegelikult seal, nagu sa Urmas ütledki, seal peab olema tegelikult mingi trigger või mingisugune punkt, mis sind selles suunas paneb liikuma või seda tegema, ehk et kas see on siis seesama, et vabatahtlikuks päästjaks olemine tähendab seda, et ma tahan oma kogukonna turvalisuse eest seista, ma tahan neid oma naabreid päästa, iseennast, oma peret, või siis kui seal tantsukoolis nüüd võib-olla mõelda, et siis on see sama asi, et ma tahan olla mingi ühe ägeda valdkonna juures, toetada selle arengut ja panustada seeläbi sinna oma seda vabat aega või seda võimalust. Pia, täitsa viimane küsimus, ongi võib-olla mingi selline praktiline soovitus, et mida iga tantsuõpetaja juba homme ei saa, homme on pühapäev, homme on võib-olla natukene teistsugune päev, aga alates esmaspäevast võiks tähele panna või lisada oma tegevusse, et tugevdada korraga nii kogukonda, aga siis selle kaudu ka iseennast. No nüüd sa siis siia lõppu esitasid sellise küsimuse, et... Ma tulen nii kaua, et tähenduslikult kõnnin läbi saali, sa saad selle aja sees mõelda. Et mulle tundub, et see on selline võtmeküsimus igal ühel meie jaoks, eks ju, et kuidas ma oma igapäevast töös saaksin midagi veel teha, et lõpuks hoida seda meiet tugevana,
tugevamana ja anda talle, sellele meiele parem võimalus? no ma arvan, et hea viis on parafraseerida seda minu ja sinu vestluse pealkirja. Julgeolek algab tantsusammust, nii et rohkem samme ja siis see julgeolek ongi meil käes. Piia, suur aitäh sulle selle vestluse eest. Meie ees, teie ees siin laval oli siis Piia Kallas, Päästeliidu juht ja kohe peagi moodustatava rügemendi liikmeks astumise avaldused on Piial kaasas. Ossa poissi ja saate siis kohe hakata neid avaldusi täitsma. Meil on nüüd siis, teeme jälle 5 minutit pausi ja siis on elukaaslaste vestlusring. Võib öelda ka nuturing, eks, et kuidas see kujuneb, eks me näeme kohe hetke pärast, et olete oodatud siis hetkeks ennast sirutama ja 5 minuti pärast siia saali tagasi.